Häisluksuri kauaoodatud uus hooaeg alustab. Tihtipeale püüavad pisikeste ja selliste normaalmõeldud linnamaasturite tegijad panna sellesse palju head varustust, hea hind, head normaalsed jõulised mootorid, et inimesed tuleksid ostma ilule ja igasugusele sellisele välisele vaatlustele saavatele emotsioonidele rõhuvad ju ikkagi mingid Mersud ja Audid, kuid ei, Hyundai on läinud hoopis teist teed. Kas tõepoolest on pandud uue Tucsoniga kõik panused ilu peale, sest et võib ju tunduda küll. Ja veel mõelda, et kui sa näiteks otsid endale elu armsamat ja näed kedagi, kellesse sa võiks väga ära armuda, kas siis oleneb see kohe esmasel nägemisel, et palju tal on haridust ja mis vajalikud oskused tal eluks hakkama saamiseks on olemas, vaid ikkagi see ilu ja see armastus esimesest silmapilgust tuleb palju rohkem ja kas samasuguse metoodika pealt võiks otsida Hyundai endale emotsiooniostjaid, kes vaatavad esinduses i10 ja siis põikavad ringi, vaatavad Tucsoni, ütlevad, selle võtan ära, vahet pole palju maksab, mis tal viga on. Paraku see pole ka nii. Tucson on väga ilus auto ja väga hea varustusega auto ja väga palju erinevate võimalustega auto ja ka hea hinnaga auto. Tere tulemast taas Nice Luxury proovisõitu vaatama. Millega siis rõhutakse uue auto puhul on see, et Hyundai olevat välja töötanud maailma siis esimese mootori klappida siis avamise ja sulgemise siis sellise süsteemi. Ja et see siis optimeerib mootori jõudlust ja kütusekulu ja vastavalt sõidutingimustele siis neid klappe sulgetakse ja avatakse. Tagaosa meenutab mulle võib-olla veidi rohkem Hyundai'd, kuigi see näeb väga efektne, väga vägev välja esiosa disain, eriti need tuled meenutavad mulle just väga Mercedes EQC siis elektrimaasturit, mida meil Nice Luxuris küll tutvustanud pole, kuid minu meelest on Hyundai lahendanud need tulede lahenduse veel palju paremini kui Mersu on seda teinud. Nii, siis on olemas tal ka elektrooniliselt kontrollitav siis vedrustus ja maastikusõidurežiimid, nupuvajutusega võimalik teda ka lihtsalt ära parkida, juhtmevaba telefoni laadija ja siis jalgratturite ja jalakäijate tuvastussüsteem ja nüüd on ka lauskokkupõlke vältimissüsteem ja interjöör tundub mulle nagu siin oleks see lennukus kuidagi otsa saanud, sest et see ei näe üldsegi nii vägev välja nagu välisdisain, kuid ka üsnagi selline muidugi näha on, et on vaeva nähtud, kuid jah. Ja Bluetoothiga erinevad teenused saadaval, nagu ma ütlesin, see telefoni laadija, juhtmevaba 3-tsooni kliimaseade, grelli helisüsteem ja multi-air siis väga hea siis kliimasüsteem üldsegi. Aga jah, interjööri oleks võinud ka teha väheke lennukamaks, minu meelest eelmise Tucsoni disain sealt nägi isegi veidi parem välja. Aga mootorites siis tal on olemas täishübriidlahendus, mis on 1,6 liitrine TGDI bensiinimootorist ja 44,2 kilovatisest elektrimootorist koosnev lahendus. Sellel on 230 hobujõudu, kokku siis automaatkäigukass 6-käiguline ja 35 000 eurot on hind ja siin väga tähelepanuväärne on asi, et tema hind väga palju kallimaks ei saagi minna. Et tema hinnad ei ulatu isegi 40 tonnini välja, vaid on väga heas sellises vahemikus ja siis olemas veel bensiinimootorites, kõik mootorid tal mainiguma ära on 1,6 liitrisest, kui bensiinimootorid siis olemas 150 ja 180 hobujõulisena ja hinna kõige madalam hind, siis on tal kõigest 22 990 eurot ehk disain ei tulnud kaasa kalli hinnaga, vaid kõik on nagu tavaline Hyundai maastur, kuid miskipärast näeb imeliselt jumalikult ilus välja ja tõepoolest alla 23 000 euro saab siis komfortvarustuses uue Tucsoni endale kätte ja saadaval ka siis ta nelikveolisena automaatkäigukasti, siis 6-käigulise ja 7-käigulise topeltsiduriga käigukasti ja ka manuaalkäigukastiga, kuid manuaalkäigukasti pakub ainult kõige siis odavam lahendus ja diislis siis 1,6 liitrised CRDI mootorid, 118 hobujõuline mootor ja siis 136 hobujõulised 2 mootorid, mis on ühendatud 48 voldise siis hübriidakuga veel ja need maksavad siis 31 000 eurot, need tõepoolest hinnad isegi ei küündi 40 000 euroni, kui te just sinna mingit ulmevarustust välja ei mõtle.
muidugi võib juhtuda ka niimoodi, et võib-olla paljud inimesed ei tahagi endale nii uhket autot ja tahavad hoopis nagu ollagi silmatorkamatud ja mõtlevad, et ei, et äkki mida hakatakse siis mõtlema, kui ma nüüd nii ilus auto ostan, et äkki naabrimees arvab, et mul on nagu raha tekkinud, olen ma rikkaks saanud, et võib-olla on hoopis see valearvestus, kuid ma arvan küll, et väga ilusti on hakkama saadud selle uuendustsooniga. Ja tähendab ta tõesti jumal väga ilus välja ja super töö Hyundailt, kõik asjad on 5 peale vormistatud. Ma usun, et seda autot hakkate nägema Eesti tänavatel varsti õige palju ja see vahetab välja paljud vanad head tegijad. Kohtume juba nädala pärast.